ei teagi, meil on seekord jälle õnnestunud see sinimustvalge lennuk on seal. Äge. Hai. Mintsa varem jõudsime kohale, raha vahetasime ära, 50 euro eest sai siis 14 000 ja midagi peale. Aga nüüd vaatame, kus siin on siis bussipeatus, millega saaks linna. Vasakule poole pidi minema. Oleme siis ühistranspordis ja 7500 kohalikku raha. Ma ei tea, mis rahaga tegu on. Ehk siis eurodes oli see peaaegu 21 eurtsi, on lennujaama buss. See ei ole pilet, see on tšekk, aga siuke ta näeb välja. Saab osta siis, mis oli Ungari äpist ka mingisugust? Budapest Coast. Jaa, Uber maksis 45 eurtsi lennujaamas siis kesklinna. Väga kallis ja takso oli see Bolt oli sisuliselt sama hinnaga, nii et jäi ära kohal ilusti ja toaski ära käidud esimene tiir ja Lidlis ära käidud, hinnad umbes samad, mis Eestis. Pärast näitan, kui uuesti poodi vaja minna. Ja hetkel siis liigume jalgsi 40 mintsa jalutamist, lähme siis mingisugusesse suurde ostukeskusesse. Aga linn ise näeb siis välja selline nagu see, nagu Riia umbes, Sükene tänavad on täpselt sellised Riia sisse tulek, kui sa põhimaanteed pidi sisse uugama tuled vanad hooned. Tundub, et teine maailmasõda siin väga palju kurja teinud ei ole. Või on siis üles uuesti ehitatud. Sükene arhitektuur on sükene igasuguste nikerdustega ja väljas on hetkel sooja oli 25 kraadi. Ja kui ma nüüd võtan selle üldilmateate, ehk siis näidata teile seda üldilmateate 25, homme 25, siis reedel 23, laupäeval 27, siis 28, 26, 24, 28, 30, 32 läheb juba siis, kui mina ära lähen. Aga üldiselt on sükene päris äge, jah, selles mõttes, et Eestis tõmbas ju 13 kraadi peale, nii et kui me täna hommikul tulime, siis oli ainult 13 kraadi, jah. Lennujaamast mahatulek oli hästi lihtne, sups kohe turvaväravatest läbi, mitte midagi. Seina peal olid juba siis vormeliässade plakatid. Kes seal seina peal olid vormeliässadest? Oskar Piastri ja Lando Norris. Lando Norris ja Oskar Piastri. Need olid siis seal vastas, jah, plakati peal tähendab. See meenutab veidikene Tallinnat, Tallinna sükene läbikäik siit. Süke basic. Võiks mingi tänavamuusiku ka saada siit. 400 on siis 1 euro näitab siin. Ma vaatan kursi järgi, kas peab paika see. Ma tean, et 5 sotti oli 2,75 äkki või. Paneme 400. On euro ja 10. Aga kui ma paneme täpselt siia 1 euro on 364 kohalikku, okei. 364 on 1 euro. Mingi turismi lõks siin on nüüd. Mingid Budapesti mütsid ja asjad ja sallid ja ühesõnaga mingisugune rahavahetus ja 1 euro on 364 kohalikku. Niimoodi on kurss, kuigi siin kirjas oli jah, et on hoopis 400. Tunnelid. See on libe, külili käi siin. Suitsetamine käib. Siin on mingid tunnelipoed.
pakiautomaadid. Maa all mingi oma elu täiesti. Täielik sükene erinevad väljapääsud. Tallinnas on ka selliseid kohti, aga siin on vähekene rohkem, mulle tundub neid võrgustikke ja asju. Mingi päev üritame siis metrooga ka sõitma minna ja vaadata, mis siis toimub ja kuidas see asi käib. See on siis üks ostukeskus siin. Ei tea, kui suur see seest on, kui palju seal nagu reaalselt üldse filmida tohib, ei tea. Eks jõuab kohale ja siis tšekkab, mis seal sees on. Siin on Budapest, mis iganes, ma ei tea, Inugati mingisugune värk. Korra eksisime ära sinna teisele poole teed ja siis seal teisele poole teed sukeldasime metroosse või mitte metroosse, vaid maa-alustesse käikudesse. Ja siis lõpuks selle keskuse siin üles leidsime ka. On rongijaam hoopis ja see on rongijaamaga samas hoones. Tundub, et sükene keskus. Suht suur. Wow. Mingi posk on siin. Oho. Päris äge värk. Üleval on H&M seal ja siin on hunnik poode. Vaikselt hakkame siis liikuma siin poole, et kuskilt poest tahaks mingit kalja osta või džinni, sest kurk kuivab. Oh shit, kus see voolu. All on veel mingisugune üleval. No ikka on jah, neid korruseid siin ja pisikesi selliseid poode, kroksid ja ma ei tea, mis asjad kõik. Mango, see on Eestis ka olemas. Kroks oli ka. Mitu korrust, 1, 2, 3 korrust tundub, et on siuke tummine ostukeskus. Ebareaalne, kui suur see ostukeskus on. Täna väheke väsinud ka, ega jõuaksin, ma arvan, väga käia, et äkki homme või ülehomme tuleb uuesti. No tunda on, et sükene vormeli linnak siin on, et kõik siin Ferrari mütside ja asjadega vastu jalutavad või siis Mersu ja nii edasi ja Hülkenberg oli vist suur plakat seal üleval keset liiklust. Mis ta oli, Nico Hülkenberg või? Nico Hülkenberg. Hülgeberg. Oi issand, see ei lõppegi ära. See ei ole võimalik. See on nagu absurdselt, kui suur see on, see ostukeskus. Ebareaalne nagu. Wow. Robot tegi kohvi siin. Norm. Ja veel. Väga hull, väga hull. Seal on veel üks korrus. Seal üleval on. Kui ta muljed on. Siin on nüüd mingisugune vormelivärk. Ja näha on, et inimesed siin on. Siin on vormel. Õnnestub siit eestpoolt ka midagi vaadata, sest siin rahvast on palju, kõik jäävad pildistamas siin. Sassade. Perrooni mingisuguse joogi sai ka siit. Ma arvan, et see on alkoholivaba õlle. Ongi.
kusjuures päris hea. Normaalne vaatamisväärsus, mis iganes kirik või mis asi see siin on, ma pakun kirik, üle on ristid. Aga mis kirik? Ma ei tea, kas see peauks on sealpool või on siis sealpool. Üritan jaole saada. Ostukeskusesse liigun tagasi siis mingi päev, sest see oli läbi 4 korrusse tuli välja hoopis ja väga-väga suur. Esimesel päeval niimoodi ennast ära väsitada siin väga ei taha. Täna pigem tõmbaks sliipi ära ja homme läheks siis vaataks Donau jõe äärde ning siis juba uuesti sinna ostukeskusesse äkki ülehomme. Aga mis siin siis täpsemalt on? Ma ei tea. Vot selline asi. Paliisika mingi Keileti Rooda koha nimi. Maailmatu suur ja võimas hoone. Kuigi ma tükin arvama, et see peauks on siin hoopis teisel pool maja. Tundub, et on jah. Sest siin on niisugune ilus fassaad sisseminekuks, niisugused uksed, asjad, võlvid, värgid, metallist tänavallaternad. Väga ilus. Siin on jumala vinge asi tehtud. Mine eespool. No, see on nagu mingi auru saunas oleks. Päris hea jahutav. See on jumala äge asi, mis on tehtud siia. Meie lähedal on veel üks pood nimega Aldi, mis on tegelikult ainult mingisugune 100, maks 200 meetrit meist. Ja see on siuke, tundub ka siuke kohalik mingi bränd, Lidli moodi bränd, kus on siis veinid 1049, see on siis, ma kohe ütlen, 1049, vaatan veini hinda. See on 2,89 on siuke vein. No vot, kõige odavam, mis ma nägin, oli vist mingi 80 senti. See on 2699, see on 743 on siukene rumm siin. Aga mina olen džinnijahis praegu. Ma vaatan, kas ma džinni leian. Siin on veel mingid letid. Siin on ka veel mingid letid. Saiakesed on siin. Vau. Siin on saiakesed. Siin on ka igast magused saiakesi. Me käisime nüüd mingisugusest teisest poes juba mingid pähklisaia taga ajamas. Noh, ma ei tea. Näiteks siuke saiani. Vaatame 139 kohalikku. See on 38 eurosenti siis sisuliselt mingi siukene, siis on siuke kolmnurk siin või nelinurk 279 maksab seal 77 senti. Noh, sellised hinnad on siin siis saiakestel. Ja nüüd ma lähen vaatan, kus siin siis Džinn on siin, sa kõnsid mööda. Džinn on siin. Siin on džinn. Käisin London Dry Gin 6 tonni. 6100. 6000, see on 16-17 euri nädal. Iga päev isa joob iga päev purju ennast. Mandalay Blue on see. 17 euri kanges on. 40 volli. Ühe õhtupoolikuga lased ära tavaliselt. Näed, siin on mingi Johansen ka, see on poole odavam. Huvitav, sellest on pohmakas ka London Dry Gin. Näeb veidikene selle moodi välja, ma ei saa nüüd öelda, mis džinni ta meenutab seda Gordonit, jah. Ja selle ma ilmselt ostangi. Siin kuumad ilmad. 3499, 963. Jah, ma arvan, et selle võtangi. See on ikka džinn või? On muidugi. See on 7 tonni ja see on siis maksab siin 963 eurodes. Ma arvan, ma võtan selle džinni. Siin on, see tundub päris äge. Ja siis mingisuguse pealaka ka kuskilt siit. Siin on energiajoogid,
mul oleks vaja tegelikult sellist asja nagu toonikut ja jääd ka. Jääd vaatan ka, kas ma jääd ka saan. Nii, veidikene siis rahatähtedest ka. 50 euro eest sai 14 000 ja midagi 250, 350, 60, 365, 14 365 kohalikku raha nimega forint, mulle ei jäänud see raha meelde. See nüüd siis 5-sotine, ma teagi, 1000 on siis, see on siis eurodes 2,75, nii et noh, ma ei tea, 5 sotti on poole vähem siis. Need on siis 1000-sed sellised. Siin on 2000, näeb siukene välja. Ja siin on 5 tonni. Täna käisime Tiiru poes, ostsime piima ühe siis tooniku moodi toote ja ühe siis džinniga. Ja kokku läks siis 5 tonni 300, nii et päris hea papp läks huugama. Ja nüüd on siin on siis need mündid. See on siis need 50 forintit siukene. Läigib mingi linnuken taga. Ei oska eurodes hinnata. See näeb nüüd 2 eurose moodi välja siukene. See on nüüd siis meil 2 sotti. Siukene. Siin on sota. See on nagu 1 eurone, aga minivariant, siuke hästi pisikene. Siin on 10 forintit. Need on ilmselt siis, ma ei tea, väga väike raha. Ja siin on 5, ma ei tea, kas 1 ka on olemas. Vot, selline ülevaade siis rahast. Ja homme siis plaan minna Donau jõe äärde, vaadata pikk maa sinna on. Täna ma vaatasin 17 263 sammu sai tehtud. Et päris palju esimese päeva kohta pole harjunud kõndima enam nii palju ja ma arvan, et tänaseks aitab. Tšau!